Tšauka! Tere tulemast vlogi! Käes on juuni. Täna on 4. juuni. Õues on imeilus, soe, päikseline ilm. Ei ole liiga kuum, ei ole liiga külm. Täpselt paras. Ma käisin eile emaga depos ja me ostsime mulle terrassi laua peale siis suurde potti ühe ilusa õitseja. Ma ostsin endale lavendli, sest et lavendel on lihtsalt nii ilus, et jah, see tahtis minuga koju tulla. Ta on nagu super ilus õitseja, lõhnab hästi, aga mul oleks ta vaja tegelikult istutada suuremasse potti ja seda ma nüüd hakkangi tegema. Näitan teile, kuidas mu maasikad ka elavad. Need tublid siin juba täiega kasvavad. Maasikad tulevad. Õitseb veel, kus see õis on. Siit on näha. Ja muudkui aga kasvavad, et nii tublid. Terrassi nii-öelda suuremasse potikesse istutatud lilled on ka nagu nii ilusaks läinud. Nad alguses nagu põdesid, et nad võtsid natukene aega, aga nüüd nad on vist maha rahunenud ja enda uue koduga ära harjunud, et mega ilus. Ma istutan siin samas muru peal, mul on siin hobuse sõnnik, siin on mulda veel, nii et on aeg. Ja ongi istutatud. Anname talle nüüd siis juua ka. Ja siis saab panna ta ilusti terrassile laua peale potis sisse. Ja voilà, mega nunnu. Väike nahahoolduse ilunippide update. Võib-olla sa märkad, et ma olen imeliselt jumekas. Ei, ma ei päevita endiselt. Minu nahk ei kannata väga tugevat UV-kiirgust üleüldiselt. Ma olen väga heleda nahaga, ma pigem põlen ära, kui lähen pruuniks. Aga selline jume, selline ilus, sooja alatooniga kerge jume on muidugi isepruunistuvatest toodetest, mille osas olen ma nagu 2 käega poolt, et kui sa soovid omada ilusat pruuni jumet, aga ütleme, päike ei hakka sulle väga peale ja üldse päevitamine ei ole just meie nahale kõige tervislikum asi, mida teha, siis isepruunistujad on soe soovitus. Nad ei ole tegelikult meie organismile väga kurnavad või kuidagi mürgised. Et see koostisaine, mis üldse pruunistamist toimetab meie naha pinnal, on dihüdroksüatsetoon, mis reageerib meie naha pinna kõige pealmise kihiga, ehk siis selle surnud marrasnaha kihiga. Ta ei imendu meie nahas väga palju sügavamale, vähemalt nii palju, kui ma olen uurinud, on ta tõesti üks ütleme sellisemaid tervislikumaid variante päevitamise osas üldse. Nii et kes otsib ka endale siis sellist pruunjumet, siis lähme vannituppa. Ma jagan sulle enda ühte uuemat siis isepruunistujat. Oota, ma panen ühe teise valgusega veel peale, sest et see on liiga pime. Et kui sa otsid head, odavat isepruunistujat, siis nüüd ma olen 2 korda kasutanud ja tulemus jääb erakordselt ilus. Väga ühtlane, väga mõnus. Mis selleks tooteks on? Selleks on Lirene, üks Poola bränd ja nende isepruunitud vaht, seda siis tumedamas värvitoonis espresso, see on for dark skin. Ehk siis tumedale nahale mõeldud. Jah, mu nahk ei ole tume. Aga otsustasin seda proovida, et tal on lihtsalt seda dihüdroksüatsetooni rohkem sees, mis siis seda pruunistumist üldse tekitab nahale. See isepruunistuv vaht on läbipaistev, ehk siis tuleb välja valgena. Ehk siis tal ei ole seda nii-öelda nahka määrivat koostisainet, läheb
läbipaistvana naha peale. Mina soovitan seda vahtu kasutada ikkagi kindaga, et mul on siin üks vana mingi St. Moritzi kinnas veel alles. Tuleb lihtsalt ühtlasem tulemus ja käed jäävad puhtaks. Hästi tore on olnud. Kergelt kohvi aroomiga, kui nahale kanda, selline mõnus ja tal ei ole väga tugevat sellist nagu isebrunistaja aroomi, et jääb väga hästi. Imendub suhteliselt ruttu, ei jää liiga nakkuma, hästi kergelt, aga tõesti nagu väga aimatavalt, vähe aimatavalt. Ja kuidas ma olen kasutanud? Ma olen kandnud üle keha siis nahale. Proovisin ka nüüd esimest korda näol ja täitsa okei. Ja ma kannan ta nahale ja hoian seal circa 3-4 tundi ja siis lähen duši alla pesen ta maha. Et niimoodi toimetades tekib uskumatult ilus, ühtlane, kerge jume ja ei ole liigset nagu määrdumist kuskil, sa ei pea selles magama, kui sa ei taha. Sa saad ta tõesti nagu maha pesta suhteliselt ruttu ja tulemus jääb tõesti väga ilus. Ja kas ma ütlesin, et ta on suhteliselt soodne ka, need Lireeni tooted on tõesti pigem soodsama hinnaklassiga. Mina leidsin Selverist ja oli soodushinnaga mingi 7,50. See on 150 millilitrit, et ma olen praegu 2 korda kasutanud. Kahjuks ei näe, kui palju seda siin on, aga siin seda ikkagi veel on. Ma eeldan, et ma saan sellega selle suve küll hakkama. Ja kes tahab sellist, ütleme, hästi kerget õrna esimeseks isebrunistujaks võib-olla sellist lollikindlat, siis eelmisest suvest on endiselt mu lemmik see Lireeni Coconut Water. See on nende siis järkjärguline isebrunistuv ka läbipaistev sprei. Soovitan kasutada kas siis lihtsalt puhtalt ainult seda, et spreid ütleme keha peale ja ajad kätega laiali, pesed käed kindlasti lõpuks ära. Või mina olen kasutanud ka nii, et ma kasutan koos kehakreemiga, ehk siis panen peopesa peale kehakreemi, siis sprein seda isebrunistujat sinna kehakreemi sisse, ajan käte vahel nagu need 2 laiali, segan need ära ja kannan niimoodi siis nahale. Super tore. Sellel on hästi tugev magus kookose lõhn, et sa ära ei ehmataks, et sellel on isegi tugevam aroom kui sellel on. Aga ütleme, et suviseks ajaks mulle isegi praegu meeldib nagu see rohkem, sest et lihtsalt efekt on tugevam. Ja ma ei pea nagu nii tihti, ütleme, isebrunistujat kasutama, et seda ma kasutasin isegi 2-3 korda nädalas, et niimoodi üle päeviti. Et seda saab üles ehitada. Sellega on juba ühekordsel kasutamisel. Ta esimest korda, kui ma kasutasingi, siis ta täitsa püsiski 5-6, peaaegu 7 päeva. Et väga ilus, et korra nädalas sellega teha on nagu super. Nii et need 2 on minu jaoks selleks suveks, ütleme selliseks ilusa jume tekitamiseks. Ja ärgem unustage SPF-i, et need tooted siis ei kaitse sind UV kirkuse eest, vaid lihtsalt on, ütleme, selliseks keha meigiks, et oleks ilusam, sellisem suvisem jume. Kellel on isebrunistujat soovitusi, võite jagada ka video alla. Aga ausalt öeldes selle hinna kvaliteedi efekti osas ma ei ole kindel, et Lireenist on nagu paremat varianti. Aga võib-olla on, nii et jaga. Ja siis ma tahtsin jagada ka ühte raamatu soovitust. Eelmises vlogis, kui sa panid tähele, siis ma lugesin ka raamatut terrassil, mõnulesin. Selleks oli siis Daisy Jones and the Six. Üks viimase popimaid raamatuid, mida ma olen näinud nii TikTokis, Instagramis ja otsustasin lugeda ja see oli tõeliselt tore. Et kes otsib sellist suvist rockbändi 70ndate sex, drugs and rock and roll raamatut, mis lihtsalt nagu lendab mööda ja mida on nii mõnus lugeda, siis Daisy Jones and the Six on kindlasti soe soovitus. Ja siis, kuna ma tahaks väga olla rohkem raamatute lugeja, et ma olen eluaeg tegelikult nautinud raamatute lugemist, aga aeg-ajalt ma nagu kukun sellest, ütleme, sellest lugemisvoost nagu välja ja ei loe. Ja nüüd ma otsustasin, et ma tahaks olla tagasi lugemisvoos ja lugeda raamatuid.
et mul oleks alati mingi raamat pooleli, mida siis kas hommikusöögi kõrvale nautida, enne magama minekut lugeda, haarata endaga kaasa, käia kohvikutes, nautida, lugeda aeg-ajalt, et lugeda lihtsalt rohkem, sest et minu meelest see rikastab, annab võimaluse kuidagi jällegi sotsiaalmeediast tulla välja, telefonist tulla välja, oma argipäevast tulla välja, et kuidagi ja saada mingit elamust. Aga küsisin siis Instas inimeste käest soovitusi oma jälgijate käest, et millised on need raamatud, mida sa viimasel ajal oled väga nautinud, et soovita mulle midagi, mida siis pärast Daisy Jones'i and the Six'i lugemist haarata. Ja mulle soovitati sellist raamatut nagu Christina Dalcher, Vox. Ja ma olen nüüd, see on siis niipidi, see osa mul loetud, see on mul veel lugemata. See on selline 430 lehte, ma olen praegu 344. Et see on olnud niivõrd äge. Ta on tõesti, ta on tänapäeva nagu düstoopia. Võib-olla paari sõnaga räägin ka, et kellel lihtsalt tekkis huvi. Tänapäeva düstoopia, see on põnevus, selline kogu aeg on väiksed keerdkäigud, ei tea, mida oodata, üllatused siin-seal. Aga süžee iseenesest on siis düstoopia siis selles mõttes, et naistele on Ameerika ühiskond, kus naistele on pandud käevõrud ja käevõrud loevad ära, mitu sõna naised päeva jooksul võivad üldse rääkida. Limiit igaks 24 tunniks on 100 sõna. Juba see on intrigeeriv, mis ma mõtlen, et selline reaalsus tekitab olukorra, kus iga sõna on palju suurema kaaluga. Sa hakkad läbi mõtlema, mida sa üldse endast nii-öelda välja ütled, mille osas sa tunned, et sa tahad reageerida sõnadega ja nii edasi. Et hästi põnev, juba ka see nagu žüsee kui selline. See on nii haarav, peatükid on hästi lühikesed, et selle koha pealt on hästi nagu mugav lugeda, et isegi kui sul on lugeda näiteks 10 minutit, et sa ei jää kuhugi pooleli, et sa saad peatüki isegi 2 selle ajaga kindlasti läbi ja ta on nii kaasahaarav, et soovitan haarata Dalcheri Vox ja lugeda, sest et see on nii äge. Tõesti väga äge. Mina käin Keskraamatukogus ja olen seal siis lugeja, haaran tavaliselt raamatukogust raamatuid, soovitan sullegi. Soe soovitus, väga äge raamat. Ja mul on nii hea meel, et ma olen tagasi lugemise lainel ka. Suvi ja raamatud ja kuskil lesimine ja raamatute nautimine. Täienenud lemmik pudruretsept. Paar vlogi tagasi, see kevad, jagasin siis oma lemmikut pudruretsepti, et ma olen hakanud päris tihti tegema lõunat ja endale putru söögiks. Mu lemmikpäevaplaan on midagi sellist, et ma hommikul olen asjalik. Enne lõunasööki ma teen trenni, joogat või otsin midagi YouTube'ist. Tavaliselt teengi kas siis Yoga with Adrian, üks parim minu meelest jooga YouTuber, keda ma tean. Mulle ta väga meeldib. Või siis teen mingit jõutrenni. Siis pärast trenni on lõunasöögi aeg. Nagu ka täna. Et ma käisin tegelikult duši all, siin vahepeal ma tegin joogat ja nüüd on lõunasöögi aeg. Ja see lõunapudru on täienenud. Nagu eelmisest klipist nägid, siis ta on selline pruuni värvi, sest et ta on kakaoga. Ma teen siis pudru vee ja piimaga. Ma armastan taimseid piimu kasutada. Ma teen kaerapiimaga tihti. Siis kaerahelbed. Kaerahelbestena on minu jaoks lemmikud need täistera kiirkaerahelbed. Et on endiselt täistera, ehk siis ma saan sealt kätte rohkem head stuffi. Aga samal ajal nad on kiirkaerahelbed, ehk siis nad ei ole liiga sõmerad ja ta keeb kiiremini läbi.
Siis ma panen alati sisse keemise ajal ka ühe sellise enam-vähem pruuni banaani. Ma panen natukene soola, ma panen natukene võid ja siis ma olen hakanud panema lihtsalt tavalist kakaopulbrit. Mul on praegu selline Starbucksi kakaopulber, et anda natukene ka sellist šokolaadi maitset juurde. Ja siis, kui ta on nüüd ära tõmmanud, siin ma just segasin selle või siia hulka, et ta saab nagu niimoodi mõnusalt rammusamaks minna. Siis ma asetan selle kaussi. Kausi sees siis lisan veel külmutatud marju. Mul on täna kirsid, imeline. Ja lusikatäis maapähklivõid. Maapähklivõi puhul jälgige, et ta oleks 100% maapähklist. Et ta ei sisaldaks lisaks mingeid muid palmi või rapsiõlisid. Et seda tegelikult otseselt ei ole vaja, et ta oleks lihtsalt puhas 100% maapähkel. Selle ma haarasin endale Prismast, et see on väga hea. Mulle meeldib just see, kus ei ole tükke sees. Nii et selline on siis minu viimase lemmik pudruretsept. See kakao pulber teeb asja nagu veel mõnusamaks, sest et annab nagu sellist maitsenüanssi veel juurde ja kakao peaks olema ka meile kasulik, et antioksidandid ja väiksed õnnehormoonid, õnnemolekulid on seal kindlasti sees, sest et ta teeb sellest pudrust kindlasti miski veel erilisema kui tavaline kaerahelbepuder. Aga nüüd ma serveerin endale pudru ja lähen terassi peale lugema. nahahooldus tehtud. Ma tahtsin jagada, sest ma olen nüüd saanud natuke aega kasutada.
uuemad tooted, mida ma eelmises vlogis jagasin, et kui sa ei ole eelmist vlogi vaadanud, siis mine uudista sealt. Uus näopesukeel, mida ma katsetan Transparent Labilt, oli siis nende nii-öelda keeljas veebaasil puhastaja näopesukeel, mis on mõeldud hästi ka tundlikule nahale sobivalt, ehk siis ta on hästi pehme, sisaldab aloe verat, roosivett, tsentellat, kaera ja alantoniini. Ehk siis loodud justkui sellisele hästi nagu tundlikule nahale, hästi pehme puhastaja, mis pigem niisutab su nahka, ei puhasta nagu liiga tugevatoimeliselt. No pakend 5+, tekstuur on hästi mõnus, selline keeljas nagu pilvekene naha peal, et hästi selline niisutav keel. Kergelt ongi tunda seda roosilõhnad, sest ta sisaldab roosivett. Hästi mõnusa sellise värskendava lõhnaga ja hästi mõnus hommikuseks puhastuseks. Või kui otsid pehmed puhastajat õhtuks, et ütleme, et kellel on rasune nahk, võib jääda õhtul nagu teise puhastajana natuke liiga pehmeks, aga hommikuti hästi mõnus selline niisutav kerge puhastaja. Inky Beauty ilusas kohas ja ka hinnaklassilt väga tore. Et ta jääb sinna minu meelest 16 eurot, 17 eurot midagi ja see on 150 milliliitrit, nii et päris suur tuub. Ja ütleme ka kasutamise mõttes vajad nagu väikest kogust märjale nahale siis ringitamiseks, puhastamiseks, et hästi tõesti väga meeldiv on olnud. Ma olen ka paar korda proovinud seda Transparent Labi õlibaasil puhastajat, meigieemaldusõlid, siis õhtuse puhastuse nii-öelda esimene etapp. Oi, kas see on olnud hästi tore. Ma loodan, et siit on nagu näha, et ta on hästi vedel. Ta on hästi kerge. Ta on ilma lõhnata. Ta on klaasis pudelis, et see on hästi tore. Pudel ise näeb ka väga ilus välja ja on olnud tore, väga tore. Pigem nagu väga sümpaatne minu jaoks. Et õhtuseks puhastuseks üks ütleme kergemaid õlibaasil puhastajaid, mida ma olen ise proovinud. Et soovitan soojalt, et see on olnud tõesti nagu väga vahva. Ja siis ma olen saanud ka kasutada ja kasutasin ka just praegu hetk tagasi Transparent Labi siis kolmandat toodet, mida ma siis sain Claire.ee poest siis toodete osas tellida ja proovida. On siis nende Transparent Lab Bloat Soothing Eye Serum, ehk siis ütleme turseid vähendav silmaseerum, mis sisaldab kofeiini. Hästi tore pakend, et ma loodan, et siit on näha, et on sellise nagu väikese aplikaatoriga otsas, et hästi mugav kasutada. Tekstuurilt on selline mõnusalt nagu niisutav, kerge, aga mitte vesine, keeljam, et ta nagu jääb sinna kohta, kuhu seda nagu paned kõige paremas mõttes. Tunned kohe sellist nagu kerget niisutavat efekti, seda nii-öelda siis sellist nagu nii-öelda silma turse vähenemist. Ma ei oska praegu kommenteerida, sest et mul endal ei ole liiga tursed silmadel, aga kindlasti, kuna ta sisaldab kofeiini, siis potentsiaal selleks on pigem kõrge. Aga see silmaseerum on olnud ka nagu väga mõnus, et kui sa otsid silmakreemi, silmaseerumit, ta on pigem sellise kreemiseerumi vahepealne, et ta ei ole liiga vesine, nagu ma mainisin, et ta on pigem minu jaoks nagu kreemi poole kalduv toode, pigem silmakreem. Et on olnud väga tore, sest et ka selle hinnaklass on seal umbes 16 eurot ja minu meelest on ka, jah, siin on 15 milliliitrit seda, et sellest jagub, ma arvan, vähemalt 4-5, kui mitte 6 kuuks, et kui igapäevaselt kasutada, et see kulub lihtsalt nii vähe ja on olnud nagu väga tore. Ka sellel on Inky Beauty heas kohas, kehtib 12 kuud, kui lahti teha, et tõesti soovitan, et oma hinnakvaliteedi osas on olnud väga tore. Nii et need olid need uuemad tooted, mida ma siis eelmisest vlogist nagu jagasin ja mille kohta ma saan ka juba natukene miskit nagu tagasisidet anda, et need on mulle kõik 3 toodet nagu väga meeldinud. Et Transparent Lab saab minu poolt plusspunktid. Väga mõnus. See beebi sai läbi.
Oh, tõeliselt haarav raamat. Kes otsib suveks sellist väga põnevat düstoopilist ilukirjandusromaani, Talceri Vox, soe soovitus. Imeline. Ma sain just selle läbi ja olen veel kuidagi selle lõpulummuses, aga oo jaa. Aitäh soovituse eest. See oli imeline. Mis siis järgmiseks?